Öeldakse, et inglaste ilusa muru retsept on äärmiselt lihtne. Külva, kasta, rulli, niida, kasta, rulli, niida, kasta, rulli, niida. Ja nii ainult 10 aastat. Ning ilus muru on teil olemas. Aga milline võiks olla siis Eesti kauni muru retsept? No meie Horticomis soovitame valida kvaliteetne murusegu. Horticomi murusegud on välja töötatud Eesti spetsialistide kaasabil ja siia pakki on valitud ainult väga kvaliteetsed ja hoolikalt valitud seemned. Need sobivad ideaalselt Eesti kliimasse, mis ongi äärmiselt oluline, et nad on talvekindlad. Meil on olemas 3 erinevat nimetust: mõisamuru, trallimuru ja talumuru. Kõigil on täiesti erinev koostis. Mõisamuru sisaldab väga suurel hulgal punast aruheina. Punane aruhein annab murule tiheduse ja ta on selline hästi peeneleheline ja ta sobib ideaalselt just esindusmuruks, iluaedades, nagu ka nimi ütleb, et ta sobib nii-öelda mõisamuruks. Et loomulikult ta sobib ka väga hästi koduaeda, kuid tasub tähele panna seda, et ta ei ole väga tallamiskindel. Kui on soov, et muru peaks olema tallamiskindel, siis peaks murusegus kindlasti olema aasnurmikat. Ja meie pakume selleks välja trallimuru, nagu nimigi viitab, samamoodi sobib väga hästi mänguväljakutele, kus on siis rohkem tallamist või siis rohkem liikumist. Võtame nüüd talumuru, sest talul püsib terve Eesti, nagu öeldakse. Ma silitasin seda muru seal ja seal oli natuke teistsugust lehti ka sees. Just, et talumuru sisaldab ristikut, et see annabki sellise looduslikuma efekti. Kuidas ühte korralikku muru tuleks külvata, kuidas pind ette valmistada? No ideaalses olukorras tuleks tõepoolest see mullapind juba varasemalt ette valmistada, et see muld saaks tiheneda ja ta oleks selline ühtlane. Ja kindlasti tuleks siis enne külvi ka mullapind ära kasta ja lasta tal ära taheneda. Seejärel siis võiks teha ristkülvi, kuid peaks jälgima, et see muruseeme ei tohiks minna sügavamale kui 1 sentimeeter. Kuid jah, mõned kõrralised tärkavad siin 7-10 päeva, kuid mõni lausa kuni 30 päeva. Et selle tõttu siis tulekski vähemalt see 30 päeva hoida kogu aeg see külv niiskena. Selle tõttu, et kui vahepeal sa lased ta ära kuivada, siis samas on see seeme juba mingi hetk hakanud idanema, siis ta selle kuivamise tõttu võib hukkuda. Ja täpsustuseks olgu öeldud, et kõik need muruseemned, mis siin Horticomi riiulis on toodetud Hollandis Berenbroeki firmas ning tundub, et ega see Eesti muru palju lihtsamalt ikka ei tule kui hea Inglise muru. Kannatust ja tööd on vaja.